Siin doktor Heigo Ritsbeck, Püha Katoliku Kiriku kardinal ja me jätkame meie teemat seoses kiriku elu käsitamisega. Ja eelmisel korral me rääkisime sissejuhatavalt varakirikust. Ja ma mainisin just seda meelevalla küsimust, kuidas Jeesus tuleb jüngrite juurde ja tervitab neid, puhub nende peale, ütleb, võtke vastu püha vaim. Ja siis on järgmine teema on siis meelevallaga seotud. Aga samuti vaatasime mõningaid teisi küsimusi, mis on ka meelevallaga seotud. Väga tihti on niimoodi, et kui me kuuleme inimesi enda ümber rääkimas varakirikus, siis tekib alati selline probleem, kus inimesed püüavad sinna varakiriku ellu nagu lugeda sisse seda, mida seal ei ole. No piibli hermeneutikas on kaks sellist printsiipi. Üks on see eksegees ja teine on eisegees. Eksegees, see tähendab välja, no sealt tulevad ka meie sildid, exit ja nii edasi. Tähendab, et me loeme seda, mis on piiblis juba olemas enda jaoks. Ja eisegees tähendab sisselugemist. Tähendab, meil on oma seisukohad, arusaamised olemas, et me loeme need piiblisse sisse lihtsalt. Ja sellepärast näiteks, kui me võtame sellise seisukoha, mis on ka päris palju levinud, et me peaksime ikka rohkem sisuliste asjadega tegelema ja välistel asjadel nagu ei ole sellist tähendust ja vormilised küsimused pole nii olulised, siis tahaks tähelepanu juhtida sellele, et kui me tuleme Apostlite tegude raamatu juurde, mis on tegelikult ju varakiriku elust kõnelev raamat Uues Testamendis, siis enne kui me jõuame Apostlite tegude teise peatüki juurde, kus räägitakse meile püha vaimu langemisest ja 4 pühipäevast, on esimene peatükk. Ja esimeses peatükis peale Jeesuse taeva minemist konkreetselt tegeldakse vormilise küsimusega. Kuna pidi olema apostlite arv 12, Juudas oli enda üles poonud, siis tuli leida sinna 12. asendaja. See on see Mattia valimise küsimus. Ja selles mõttes ka paljudes teistes kohtades me näeme, et need sisulised ja vormilised küsimused on omavahel nagu sellises ilusas seoses. Nad ei ole teineteisele vastu käivad. Ei ole sellist asja, et vorm domineeriks sisu üle või sisu vormi üle. Kunagi hiljem tuleme selle sisu vormi teema juurde veel eraldi, aga siinkohal ma rohkem ei tahaks nagu sellel peatuda. Siis teine asi on see, mida me vaatame varakiriku juures, on see, et väga tihti me püüame varakiriku elu nagu idealiseerida. Meile tundub, et kõik seal oli väga hästi, et kõik oli väga imeline, kui me loeme nendest Kristuse juurde tulijate arvudest või apostlite imetegudest või ka muudes asjadest. Ja tihti inimesed on ka palvetanud, et issand on armu, et las tuleksid varakiriku või algkogus ajad tagasi. Aga samal ajal oli seal ka selliseid segadusi ja arusaamatusi päris palju. Ja kui me kiriku loos lähme nende asjade juurde, siis me näeme, et need asjad tavaliselt käivad ikka käsi käes. Et sellist aega, kus me võiksime nagu paradiisis elada, siiski ei ole olnud. Ja paraku see elu siin maailmas pattu langemise järgi niimoodi on. Siis üks asi, mis on varakiriku juures, tulles nüüd tagasi minu alguses mainitud eksegeesi ja eisegeesi juures, on see, et kui me oleme teatud fraasidega harjunud tänapäeval või tänapäevases kontekstis, siis me tahes tahtmata loeme need sisse ka tolle ajastu kontekstis. No näiteks väga tihti esineb fraas, kuidas esimesed kristlased käisid kodasid mööda. Tähendab, peeti koduseid või kodudes olevaid jumalateenistusi. Loomulikult sellel on mitmeid põhjusi ja
ka nende juurde tahaksime veidike täpsemalt juriidilisest küljest tulla hiljem, aga praegu ma tahaks mõjutada seda või teile tuletada, et tolle ajastu selline kodune jumalateenistus ei ole nii nagu tänapäeva mingi osadusgrupp tuleb kokku, kus keegi mängib kitarri, lauldakse, laulub, palvetatakse, vaid ristikiriku algusest peale veel enne aastat 70, kui tempel oli olemas. Me teame seda, et kristlased käisid ka templiteenistusel. Seal palvetati, seal loeti Jumala sõna ja selles mõttes oli nagu osa sellest jumalateenistusest või nagu tänapäeval ütleksime, selle sõnateenistuse osa oli seal olemas. Aga oli üks oluline element, mida Kristus andis oma järgijatele korraldusena, armulaud, mida seal ei olnud. Ja mida siis tehti kodades, kodasid mööda, kodudes oli just nimelt armulaua teenistus. Ja selle kohta on meil ka väga palju informatsiooni ja väga palju fakte. Nii et eelkõige eesmärgiks tulla kokku kodudes tollal, kui tempel funktsioneeris veel täielikult, oli just nimelt see, et pidada üheskoos armulauda. Siis varakiriku olustiku juures, kui me veel räägime sellest, siis me peame alati ka silmas pidama seda, mida ma rõhutasin ka eelmisel korral, et see apostellik, apostlite aluseks võtmine, apostlite tegevus, mida apostlid tegid, kuidas nad tegid, see sai hiljem nagu normatiiviks. Ja ega apostlitele olid ka mõned asjad alguses ka, võiks öelda pehmelt öeldes, esimesed korrad olid kuidagi natukene kummalised. Me teame seda, kus Peetrus peab minema Korneliuse kotta ja seal on ees terve rida sündmusi, kus ta peab mitmeid oma arusaamisi muutma. Ja Saulusest, kristlaste tagakiusajast saab Paulus ja neid lugusid on terve hulk seal. Nii et kui me vaatame tervikuna seda varakiriklikku aega, siis see mudel, mida me sealt näeme, on kahesugune. On asju, mida me saame üksüheselt ja otse tänapäeva kirikus ootame neid nähtusi, ootame sellist struktuuri, ootame sellist korraldust, ootame sellist tegutsemist, sellist uskumist ja kõike muud. Absoluutselt. Ja siis me oleme nii piibli alusel kui apostoliku traditsiooni alusel. Aga on ka terveda sündmusi, terveda asju, mis ei tule meiega kaasa. Mis on ainult selle ajastuga seotud. Ja muidugi siin mõni võib hakata süüdistama, et see on nagu piibli mingisugune liberaalne tõlgendus. Aga paraku on terveid asju, kus meie seisukohad täna on teistsugused. Ja näiteks võtame kas või orjapidamise küsimuse. Ja selles osas ei ole apostlite tegude raamatus ega ka Uue Testamendi kirjades otsest sellist pikka välja detailides joonistatud õpetus, kuidas peaks orjapidajates kristlased siis oma orjad vabaks laskma. Ja mitmetes teistes küsimustes. Nii et see loob meile sellise küllaltki keeruka paradigmaatilise situatsiooni, kus me peame need kaks valdkonda kõigepealt paika panema, mis on see, mis oli jääv, ja teiseks me peame teise valdkonna paika panema, kus need apostelliku kiriku printsiibid kindlasti kehtivad ka tänasel päeval. See on väga olulise tähendusega. Kui me eelmise korral ka mainisime seda, kus Jeesus ütleb Peetrusele, sina oled Peetrus ja sellele kaljule ma ehitan oma koguduse, siis on see selge, et siin pannakse paika esimesed 12 piiskoppi ja juhtroll antakse Peetrusele. Mõned tahavad seda nimetada, et see on nagu see Rooma katoliiklik piibli seletus, aga kujutame ise ette, kui Jeesus ütleb selle konkreetselt Peetrusele,
no kuidas me tahaksime seda kuidagi teistmoodi seletada. Siis on tulnud välja mõned protestantlikud teoloogid selliste seletustega, et kui me läheme kreeka keele juurde ja kreeka keeles on see kirja pandud, me teame seda, et seal on tarvitatud sõna, et sina oled Petra, see suur kalju on see ja selle Petra peale ehitatakse nüüd kogudus. Aga probleem on lihtsalt selles, et Petra on naissoossõna ja kui Peetrus on mees, siis tema nimi on Petros. Peetrus. Sellist, see on ka niuke eisegeetiline selline filibristika, mis ei tähenda midagi ja lõppeks. Me teame, et see vestlus käis aramea keeles ja aramea keeles ei olegi selliseid vahesid võimalik teha. Ja me ei saa öelda, et sel hetkel Jeesus andis selle korralduse kõikidele kristlastele. See ei ole antud kuskil massi teenistusel, kus Jeesusega on koos tuhanded või sajad inimesed, vaid just nimelt konkreetselt need tema kõige lähemad jüngrid. Niimoodi me ei saa seda paika panna ja teiseks loomulikult on ka selge see, et siit midagi muud välja lugeda, et need 12 olid esimesed apostlid, olid esimesed piiskopid, on ka väga raske. Muidugi igal kirikul ja konfessioonil on omaga traditsioonid ja mõnikord need asjad on küllaltki kummalised ja isegi sellistes kirikutes, kus kõik rõhutatakse, kõik on piibli alusel, võib tulla selliseid kummalisi hetki. 1979. aastal ma olin Moskvas evangeeliumi kristlaste baptistide üleliidulisel kongressil vaatlejana ja seal oli huvitav näha, kus mitmed Ukraina vennad tõstsid küsimuse, et miks meil on selline amet nagu starši presviiter, vanem presbüüter. Piiblis sellist sõna ei ole. Ja siis läks kantslisse terve Ukraina vanem presbüüter Tukhonšenko ja ütles, ja armsad vennad, tõepoolest piiblis sellist sõna ei ole. Piiblis on jepiskop, piiskop. Aga meie ei kasuta siin piibli sõna, vaid kasutame meie baptistliku traditsiooni sõna. Nii et teinekord tõepoolest mõningates väiksemas küsimusest tõepoolest võib teha selliseid järeldusi ja loomulikult on asju ka, mis on nagu ettenägematud teistes aegades. Kui me räägime praegu näiteks tänapäeva kirikutes on meil juhatused. No Uues testamendis me ei loe kuskil juhatustest, aga Eesti riik nõuab juhatust. Vanemate kogu, see kõlaks juba piibelikult. Ja nii me tuleme mitmete küsimuste juures, kus me peame sellise säilitama sellise piibelliku, varakirikliku, apostelliku siira ja samal ajal ka mõistusliku lähenemise ja lasta ka püha vaimul juhtida, miks üks või teine asi on nii, nagu ta on. Amen.